riik peremehena, Eesti Energia oli kunagi eluterve mõte, et Eesti Energia peaks ära erastama ja ameeriklastele maha müüma, oleks pronksiöö olnud olemata ja kõik muud sellised asjad. Eesti Energia on meil rahvuslik lipulaev, rahvuslik uhkus, energia, nii edasi. Küsimus, miks? Vastust ei tea. Vaadake ma viimaseid elektriarveid ja kuhu see raha läheb. 1,5 miljardit keerutab riik endale lihtsalt taskusse. Sellepärast riik ei konkureerida ei kavatse ja mitte kedagi turule ka ei lase. Ja vastupidi, seal kus riik võiks olla, toa soe on 2,5 korda Tallinnas üles läinud, on nii. Eesti gaasis on Eesti osalus õige, ja ma tean seda komakoha täpsusega. Eesti osalus Eesti gaasis on 0,00%, punkt. Gazprom ametlikult 37%, koos Itera ja kõigi tema tütarfirmadega, seal kõik need EONid, Ruhrgaas, eks ole, kes on otsapidi seal vahe, Itera, Gasum, OÜ, Fortum ja kõik teised, kui see kõik kokku rehkendada, sealt tuleb umbes 70% legaalset vahendit, 10% seda, mis on varastatud. Vargusest rääkis viimati seoses Russukraenergoga isegi Putin, sest nad on nii kaugele läinud, et nii suurt varastamist ei kannata isegi Vene peaminister. Probleem minu jaoks, tähendab haridus, täiesti nõus, esindades erakooli, see, mis Tartu Ülikool teeb ja nii edasi, ta õpetab mitte paremini, aga ta solgib turu ära ja ta võtab õppemaksu. Reformierakond on olnud seisukohal ja me jääme selle seisukoha juurde juhul, kui me oleme selle vastu, et segamajandust ja seda soperdamist ei tohi tekkida, siis on meil olemas kõrghariduse kohta ja Tartu Ülikooli hariduse kohta ainult üks selge nõue. Tartu Ülikoolis õppimine peab olema absoluutselt kõigile, kes läbivad vastavad eksamid, tasuta. Riigi kulu. Punkt. Ja sellega on teema ammendatud. Ja tuleb taastada normaalne nimi Tartu Riiklik Ülikool. Täpselt samamoodi nagu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energiatootmise peavalitsus Eesti Energia, mille eesotsas ei ole mingit juhatust, mitte mingit nõud, vaid kus istub direktor, kes käitub nii, nagu riigi käes käituma peab. Kõige hullem on just see, kui riigi varadega käitutakse nagu erafirmadega. Ja see on just see, mida me oleme Tallinna Sadama puhul ja igalt pool näinud. Nad soperdavad selle asja ära, juhid võtavad välja preemiatena dividende ja nii edasi, mis ei ole nende vara. Ja võt see on nüüd see, kus me oleme tegelikult, me peame osa vastutusest endale võtma, et me ei ole kordagi suutnud seda vahet enda jaoks selgeks teha. Ja minu jaoks plahvatas kogu see värk, see era ja mitte era ja kõik plahvatas seos Eesti Postiga. Mäletate, kui Eesti Post hakkas midagi susserdama SMS-laenudega, no umbes, et me kontrollime kui passi ja värk ja nii edasi. Rääkimata sellest, et see SMS-laen on lihtsalt tähendab, üks kriminaalne äri. Aga nüüd siis, aga Eesti Posti kerkis üles järgmine küsimus, jah, aga võtta, et meil siin see kirjade laiali tassimine ja nii edasi, et me peame ikka ka vaatama, kust meil turubaas tuleb ja see, ja et võt memmekene, kes elab üksikus metsatalus seal kuskil põldude taga ja nii edasi, ei tea, mis see kirja viimine talvekad maksma võiks minna, et kas me saame endale seda lubada. No milline on liberaali vastus selle? Memmekesele viiakse kiri tallu kohale, kui vaja, helikopteriga. Mida see kiri ka ei maksa, sellepärast, et kui riiklik post on riiklik teenus, siis peab riik selle eelarvest kinni maksma. Aga kogu postiteenus, mis on kasulik, DHL-id, UPS-id ja nii edasi, sinna riik ei tohi vahele segada, sellepärast seal on eraäri ja nad teevad kõik palju paremini. Veel 10 aastat tagasi, kui ma pidin Tartust Elvasse passi saatma, et ta Eesti Postis ära ei kaoks, ma kasutasin Eesti Rahvusposti ja American Express ja see jõudis kohale. Aga võt see tekib alati, võt sellepärast on mina igasugusele selle, tähendab seal, kus tekib segamajandus, seal tekivad vargused, seal tekivad korruptsioonid, seal tekivad huvide konfliktid ja muud niisugused asjad. Ja selle kolmanda tee kohta. Sõidad mööda teekujuline ristmik. On tee paremale, on tee vasakul, on olemas ka kolmas tee, õige, vastu planku. Aga nüüd me rääksime siis Eesti Postist ja sealt kasumi teenimisest, mis on selline kahendava väärtusega. Siis me rääkisime sellest, kuidas Tallinna Sadam, eks ole, võtab dividendid välja ja siis lisaks teenib Eestile kasumit. Rääkisime sellest, et Eesti Energia teenib ka 1,5 miljardit kasumit, aga tooksid ameeriklastele maha müüa. Nüüd
et siis kas oleks parem ka see, kui need hästi toimivad rahamasinad viiksid selle kasumi siis ameeriklastele või Eesti gaasikombel venelastele või on see ikkagi parem, et see kasum jääb siis nagu Eestisse see 1,5 miljardit per aasta? Kõik oleneb sellest, kuidas selle kasumi jaotamisega on. Tähendab, kui Leit on tegelenud Eesti majandusarenguga väga kaua aega ja väga paljudes asjades, mina Eesti majandusega tegelenud ei ole, ma olen temast palju kuulnud ja näen teda iga päev. Aga üks koht, kus ma nagu julgelt ka oma nime nagu külge panna ja ma arvan, et koos 6-7 inimesega, kelledest Valve Kirsiku istub ka siin, on see, et kui kadus ära reinvesteeringute maks, tähendab, vaadake, lõppkokkuvõttes on alati kasumi mingisugune väga ülemine serv, mis läheb nagu nii ära kuskile korporatsioonile. Oletame Eesti Energia kuulub, minu pärast mingile Toronto, Ontario Power Corporation või nii edasi. Nad võtavad mingisuguse osa marginalist ja viivad selle Kanadasse. Kuhu see asi seal Kanadas läheb? Tõenäoliselt ka ikkagi firma edasi arendamiseks, mis teeb ta tugevamaks ka siin. Ühesõnaga, kas te tahate seda või mitte, aga kogu maailma rahast, mis teenitakse mingi ülemine ots, läheb müstilistesse kõrgustesse. Olgu see kuningas, poliitbüroo, Mao Zedong, korporatsioon, mingisugune ükskõik. See läheb sinna ja see on kunagi nagu vaevanud, sest ma tean, et mina ei näe sellest nagu nii midagi. Aga tähtis on teine asi, et kui see firma on edukas, siis ta loob Eestisse töökohad, ta loob Eestisse managemendi kohad, ta võtab omaks Eesti managemendi stiili, ta lõppkokkuvõttes paneb. No mis see Burkhardt siis sai lõppkokkuvõttes oma jonnimisega? Kas ta võttis auto kaasa? Jääb üle ainult soovida, et ta oleks võtnud. Kahjuks ta jättis selle siia. Tähendab teiste sõnadega, kõik need asjad, mis need välisfirmad Eestis teevad, on Eestis tehtud ja Eesti jaoks tehtud. Ja selle pealt me võtamegi tulumaks, arendab oma riiki. Ma ei leia, et Eesti riigi tugevuse kriteeriumiks on see, et meile ilmtingimata peaks kuuluma Eesti Energia ühelt poolt või siis Maapank ja Estonia näeb teiselt poolt. Aga see 1,5 miljardit on ikkagi 1,5 miljardit rohkem kui muidu. Igal juhul. Ma ainult toon ühe näite, tähendab, see on erand. Kui naispoliitikud võtavad asja tõsiselt, siis nad võtavad seda palju tõsisemalt kui mehed ja nad on palju vähem pragmaatilised. Erastamine, täpselt sama seis, mis seisab meil praegu ees. Meil on Estonian Air kaelas nagu kurat ja pissa tast ei saa. Ja tast ei saa. Ja me püüdsime selle maha kaela määrida sellele nontele. Estonian Air, kes hakkasid, kui taheti raudteed natsionaliseerima hakata. Et me ärime selle maha. Ei, vot rahvuslik lipulaev. No nüüd sa oled siis selle rahvusliku lipulaeva. Ja sa ei jõua seda rahvusliku lipulaeva kinni maksta. Thatcher tegi täpselt vastupidi. Oli 2 pankrotisfirmad. Air France ja British Airways. Thatcher koondas, muutis, tegi haiget, väga paljudele inimestele tegi midagi edasi. Ja nii pea, kui teeniti esimesed 100 miljonit, mitte puhastulu, vaid üldist kasumit, lükati see letti ja müüdi maha. Aga kui sa oled rahandusminister näiteks, sul on seda kuradi raske teha. Ja on kõik väga head liberaalid siin jääni, kuni me ei pea eelarve eest vastutada. Ma tahtsingi Igorile vahele sekkuda, et see sama Eesti postilugu. Kogu jutt ongi sellest kirjast, et on nagu see osa, mis on kasumlik osa ja see osa, mis on mitte kasumlik. Ja kogu riigi roll ongi selles, et tõesti see kiri jõuaks tädi Maalini ka sinna, kus see kasumit ei tooda. Ja Igor ütles siin, et helikopteriga viiakse kiri kohale ja riik peab selle kinni maksma. Kogu häda on ju selles, et ta ei maksa. Et sellest see probleem nagu hakkab. Praegu ma usun, et need muudatused, mis on tehtud, on natuke keerukamad, on seotud postituru avanemisega üldse, mis on igal juhul mõistlik. Ja vast loodame, et need vastu võetud regulatsioonid selle tagavad, aga peaks ka, võib päris kindel olla, et ilma nagu riigi abita see kiri tädi Maalini niikuinii ei jõua. Mingit turunippi ju välja ei ime. Et teine pool ongi vast selle sekkumise koha pealt nagu tüüpiline näide on praegu see, mis nagu maailma rahanduses toimub. Et alati on nagu ei peaks nagu segama, jah, tõesti. Aga siis tekib nagu mingi üldine huvi, mis on kõrgem ja mille tegemata jätmine põhjustab suurema kahju.